Lugupeetud saadikud, see seadus on hädavajalik ja aitab likvideerida halli tsooni meie seadusruumis, kus lihtsalt seadust ei täideta. Sest paraku tehnoloogia areng on võimaldanud tekitada halle tsooni nii maksunduse mõttes. Praegu alles tegeletakse kõikvõimalike teenusepakkujatega hotellinduses, erinevates valdkondades, et üldsegi maksud kätte saada. Ja paraku nii ei ole ju, et ettevõtja ütleb, et me veel vaatame, kas me hakkame seadust täitma. Ja see keeleseaduse täitmine on päris huumorika, sest me vaatame probleemhaaval ka, et Keeleamet küll töötab, aga probleem on see, et Tallinna teeninduses ei ole olukord olnud mitukümmend aastat nii halb. Ja muidugi ka mujal Eestis on hakanud seaduslik kord lagunema. Ja siis keel on selline indikaator, mida me igaüks võime näha. Ja siis sellest kindlasti ei piisa, et üks firma teeb enesekontrolli. Ehk siis see peab olema ka riikliku kontrolliga varustatud. Firma enesekontroll on tervitatav, aga me ei saa kunagi välistada, et see on Potjomkini küla ehitamine. Et kui keegi täidab äppis oma keeletesti, siis vabandust, mis takistab tal tellida endale sõber kõrvale, kes eesti keelt oskab, kes tema eest täidab. Ma ei ole kindel, et need äkki 1000 tükki omandasid välkkiirelt eesti keele, 2000 tükki saadeti kontrolli või õigemini kaotasid ajutiselt litsentsi. Väga kiiresti õppisid selle keele ära, kahtlaselt kiiresti. Areng on tervitatav, aga miski siin ei klapi. Ei klapi ka see, et lihtsalt taksanduses me näeme, et inimesed ei valda eesti keelt. Kassades ei valda eesti keelt, restoranides ei valda. Ma olen ise ka üks neist, kes on aeg-ajalt Keeleametile teada andnud, sest kui meil lõpuks ongi selline väärtuslik riigiamet ja keegi ei anna märku sellest kaosest, mis ümberringi valitseb, siis milleks me selle ameti üldse asutasime. Ja selle tõttu olen ka kursis, et need mõned kaebused, mida ma olen siis nii-öelda kodanikualgatuse korras teinud, näitavad, et asi on korrast ära. Ja ma arvan, et te võite seda oma kogemusest kinnitada. Ja paraku eile vastas mulle Kristina Kallas ka selle näite peale, kui ma ütlesin, et kui inimesel on rinnas silt, et ma alles õpin eesti keelt. Et küll on tore, et inimene eesti keelt õpib, aga ma tahaks, et seadus töötaks ühtlaselt. Mitte nii, et meil on eriolukorrad, kus näiteks 10 aastat võib keegi olla sildiga, ma alles õpin eesti keelt. Kord on ju selline, et inimene tuleb tööle alles siis, kui ta on selle keele ära õppinud. Milleks meile siis kursused? Väga palju on kulutatud ka pagulaste keeleõppele. Kui nad ei ole võimelised selle kursuse käigus keelt omandama vajalikul tasemel, ei saa nad ka restoranis või kassas töötada. Ehk siis, kas me paneme iga seaduse kohta siis sildi rinda, et ma alles mõtlen, kas ma maksan automaksu. Näiteks 10 aastat mõtlen. Et me võime ju iga seaduse kehtivuse peatada, kui kellelgi tuju tuleb. Kõik on eriolukord, kliima on eriolukord, maailma lõpp. Meid maksustatakse Euroopa Liidu poolt üdini vaeseks CO2 ettekäändega. Neil ei ole selleks õigust. Euroopa Liit ei tohi meile makse kehtestada. Aga näete, kehtestab. Eriolukord ju. Me võime kõike teha. Eriolukorras võidakse kõike teha. Ja meid valitsetakse sisuliselt Pätsi stiilis dekreetide alusel. Eriolukord on ju. Kliima eriolukord. Siis oli Euroopa Liidu, alles hiljuti kõneles siin Jürgen Ligi, kes rääkis meile ESM-ist, oli eriolukord, oli vaja Euroopa Liidu seadusandlust rikkuda, Eesti hakkas garanteerima võõraid laenusid, eriolukord. Tuttav tuleb ette 30-ndatest, väga tuttav. Ehk siis eriolukorra alusel ei saa valitseda, tuleb valitseda ühtlaselt, seaduslikult. Seadus kehtib kõigile, mitte nii, et mul on 10 aastat silt rinnas, et ma veel mõtlen, kas ma täidan seadust. Nii ei ole. Ja palun lisaaega. 3 minutit.
lisaks. Ja olen ka ise EKRE fraktsiooni poolt esitanud keeleseaduse muutmise eelnõu. See jäeti just nimelt pikaks ajaks sahtlisse. Väga kaua võttis aega, et liikuda selle keeleseadusega edasi. Üks probleem oli selles, et Keeleamet küll ju toimis, aga need trahvid olid nii väikesed, et suurfirmad irvitasid selle peale, keeldusid seadust täitmast. Kui maksid siis mõne trahvi ära, mõnesaja eurose, 600 eurose trahvi. No aga selle eest, millal need ametnikud jälle tulevad, töötajaid on vaja, umbkeelseid töötajaid oli Maxima ja mitmed teised suured ketid täis. Minu meelest see on erakordne ülbus Eesti riigi toimimise suhtes, kui mingi välismaine suur firma lihtsalt ei tee välja meie seadustest, lihtsalt rikub väga tundlikku keeleseadust. Ja sellepärast ma tegin ettepaneku kehtestada trahvid teatud protsendini nende käibest. Vaat see peaks lõikama, siis neil läheb isu ära ignoreerida Eesti seadusi, ignoreerida meie rahvusriiki ja teha siia mingi oma riik riigis. Ja seda riiki riigis tehaksegi. Ma toon ühe Soome näite. Just lugesin Soome ajakirjandusest. Õigupoolest üks rahvaesindaja rääkis, et kui tööandjad tahavad, et 50 000 võõrtööjõudu tuleks igal aastal sisse Soome, 50 000, siis nad ütlesid, et aga see on ju mõnekümne aastaga ligi 1 miljon. Ja siis ta tõdes seda, et aga kes siis neid varsti integreerivad, kui 1 miljon on sees? Nad ei integreeru enam Soome kultuuri. Pole, kes integreerib neid. Pole, kes keeleliselt integreerib. Ja see on mingi teine riik või teine rahvas, kes peab mingi teise kultuuri juba neid integreerima. Et see on varsti lootusetu, kui me jätkame sellist massiimmigratsiooni, sellist keeleseaduse ignoreerimist. Pole, kes neid integreerib, sest me oleme ise integreeritavad varsti. Meid integreeritakse võõrkeeltesse. Vaatame korraks ringi, kuidas noored on ingliskeelestunud. Osad räägivad juba päris segakeelt. Et seda on valus vaadata. Probleem ei ole sugugi ainult vene keel. Ja ma olen ka kohanud teenindajaid, kes räägivad inglise keeles ja ei saa eesti keelest mitte midagi aru. Nii et see kehtib kõigile. Et oleks aeg hakata korda majja lüüma ja alustada tuleks just platvormidest. Ja siin on toodud mitu korda näidet, et no nii vähe kaebusi on ju taksonduse kohta. Aga mõelge, see kassapidaja on iga päev samas kohas või restoranipidaja. Aga kui keegi sõidab taksoga, tal ei jää selle taksojuhi nimigi meelde. Nii et küllap see platvormi teema on ikkagi väga tõsine. Et ma ei ole Woldiga asju ajanud, aga küllap on ka seal muresid küllalt ja me oleme kehvas seisus, nii et ma loodan, et selle seadusega teeksime me hüppe õiges suunas. Aitäh!